Järgmisel neljapäeval esilinastub Kumus dokumentaalfilm Vana mees ja põder. See on muinasjutulaadne portree Eesti esimesest kõrgharidusega jahindusbioloogist, kes on üle 30 aasta väga lähedalt vaadelnud põtrade pulmatantsu. Nii lähedalt, et kohati võib öelda, et ta on ise selles osalenud. Harri Põldsam on üle 30 aasta igal sügisel jätnud kodused mugavused ja läinud luhale vaatama, kuidas põtradel paaritumine õnnestub. Päevi kestvate retkede ajal läbib Harri 10 kilomeetreid ja suhtleb põtradega. Ta teeb seda nii usutavalt, et põdrad usaldavad mehe enda hulka võtta. Kuigi ma juba praktiliselt pool sajandit Harri Põldsamit tunnen, siis seda vaadates isegi mind meeldivalt üllatas see tase, milleni ta on oma tegevuse käigus jõudnud. Filmi autor Joosep Matjus on Harri lapselaps. Mati Kaalu sõnul on filmist selgelt tunda, et noor filmimees on vanaisalt väärtuslikke kogemusi omandanud. Eriti väärib esile tõstmist stseen huntidega. Minul ei ole ka teada, et võiks olla paremat filmilõiku looduses Eestis filmitud huntidest ja võib-olla ka üldse looduses filmitud huntidest, sellepärast et teatavasti enamik loodusfilme kiskjatest tehakse aedikus ja inimesega harjunud loomadega. Joosep Matjus filmis ka suure osa Rein Marani filmist Põdra kuningriik. Samuti on ta teinud filmikooli üliõpilasena mitu lühifilmi. Vana mees ja põder on Matjuse esimene pikk film, millel on muu hulgas eripärane lähenemisnurk. Ta ei ole tehtud kui populaarteaduslik film, et pigem on lähenemine kunstiline ja pigem ma olen tahtnud uurida või vaadelda inimese ja metslooma vahelisi suhteid ja nende suhete võimalikkust.